Oi, tere! Okei, jah, see ei sobi. See oli päris halb. Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Ma valetaksin teile, kui ma ütleksin, et ma ennast siin kaameras väga mugavalt tunnen. Ma ei tunne ennast absoluutselt mugavalt. Aga mis meil täna plaanis on see, et me lähme matkale, mitte tavalisele matkale. Me lähme hoopis jalgratta matkale. Kuidas meie reis kulgeb ja millised takistused meid ees ootavad, teda juba lähemalt videost. Mõnusat vaatamist. No nii, tere kõigile. Kell on umbes 7:05 hommikul ja oleme valmis oma rännakuga alustama. Ilm ei ole just kõige soosivam, vaab umbes lõunani vihma päris korralikult, aga ega see meid ei peata. Ratas on pakitud, vihmakatted on peale pandud ja võimegi oma sõiduga alustada. Ma olen jaganud siis sõidu niimoodi osadeks, 20 kilomeetri kaupa sõidame. Siis teeme väikse pausi, umbes poole maa peal teeme natuke pikema pausi ja siis niimoodi me vaikselt kulgemegi, et võtame asja rahulikult. Kilomeetrid on päris palju, mis tuleb maha sõita, aga arvan, et üheskoos saame sellega hakkama. Me sõidame hetkel vastu tuult, mis ei ole just kõige parem, sest tuul on päris tugev, aga paneme ka edasi. Ma olen sõitnud circa 6 kilomeetrit, oleme jõudnud Nasva alevikust mööda ja ma nüüd sain aru, et mu tagarehv on veits tõssakil, nii et laseme natuke tagarehvi rohkem õhku juurde. Kindlasti te küsite, et mis trajektoori mööda ja mitu kilomeetrit ma kavatsen selle 3 päevaga sõita. Nüüd ma räägin teile sellest täpsemalt. Meie matk kestab 3 päeva, mille käigus me sõidame ümber Saaremaa ja läbime 320 kilomeetri. Esimesel päeval sõidame läbi Nasva ja Salme aleviku Sõrve tuletorni suunas. Sõrve jõudes suundume ringiga tagasi uuesti Salme poole ning Salmele jõudes keerame vasakule ning väntame juba Lümanda suunas ning seejärel Elda telkimisalale, mis asub Saaremaa läänepoolses otsas. Väga tubli. Teisel päeval suundume põhja poole ning läbime Kihelkonna ja Mustjala-alevikku. Edasi jõuame Pangale ja sealt natukene edasi sõites jõuamegi järgmisele telkimisalale. Kolmandal päeval kruiisime Orissaarde, sealt Tornimäele, Laimjalga, Sandla ja lõpuks tagasi Kuressaarde ning olemegi Saaremaale ringi peale teinud. Kui see ei ole rekord, siis on see rekord kindlasti. Ma ei tea, palju te mind kuulete, aga see vastutuul, see on suht räige. See tõmbab mu kiirust päris oluliselt väiksemaks. Aga you know, we moving. Salme sai. Jõudsime oma järjega Anseküla kalmistu juurde. Läbisime ennist just Salme alevikku. Salme alevik on tuntud siis viikingaegsete muinaslaevade leiukoha poolest. Et väike fakt siia tänasesse päeva. Oleme sõitnud circa 22 kilomeetrit. Tunne on suhteliselt hea, liigselt väsimust ei ole. Teeme ka enda esimese joogi ja söögipausi. Tegelikult tuleks teha seda tihedamini, kuna jalgrattaga sõites on see energiakulu jõhkralt suur. Umbes siin tunni ajaga, ma võin kohe vaadata, palju ma sõitnud olen. Kui see äpp nüüd õieti loeb, siis tunni ajaga ma olen kaotanud pea 800 kilokalorit. Ja ma ei suuda neid kaloreid tänase päeva jooksul elu sees tagasi süüa. Aga sööme nii palju, kui me suudame, et meil on kaasas erinevaid batoone, koolitoidupakke. Mille poolest on praegu Saaremaal hea sõita, on see, et Saaremaa on üpriski väike ja iga nurga peal põhimõtteliselt on mingi väikene külapoekene. Et saame
vajadusel jooksvalt toitu juurde osta, et nälga me ei jää. Nii et jah, teeme esimese söögipausi. Nagu te kuulete, silm on ikkagi päris tuuline. Oleme sõitnud circa 48 kilomeetrit, mis teeb siis tänasest teekonnast umbes 37%. Ehk siis natukene maad on veel ikka minna. Tagumik kannab veits tunda, aga muidu pole hullu midagi. Mul tuleb esimene joogipudel kohe otsa, nii et vaatame, kas saame kohvikust veepudeli uuesti täis panna. Mina ei ole veel tipus käinud. Sai meil just veepudeli täis. Võtsin kohe sööriku, aga veega on see, et kui ma hakkasin seda pudelisse valama, siis ma avastasin, et see on hoopis gaasiga vesi. Ja ma vihkan gaasiga vett, aga on nii, kuidas on. Me sõidame jälle rämedas vastu tuules. 12 seconds later. Me oleme ainult mõne kilomeetri sõitnud nüüd Sõrve tuletornist ja lihtsalt nii jõhker vastu tuul on. Tuul tuleb täpselt sealt. Sõitsimegi mingit teise käigu äkki või, aga lihtsalt jaks on nii otsas pärast seda vastu tuules sõita, et peame lihtsalt pausi tegema. Keha on liiga märg. Six and a half hours later. Me oleme jälle 5 kilomeetrit sõitnud ja see tuul läheb aina hullemaks. Mul on jõud nii otsas. Ma pean natuke puhkama, ma muidu ei jaksa. Me oleme jälle 6 kilta sõitnud. Ütlen ausalt, allaandmise tunne on vaikselt. Lihtsalt 15 kilomeetrit oleme sõitnud vastu tuules ja umbes sama palju on veel minna, et jõuaks Sõrve poolsaarelt minema. Teeme väikse puhkepausi jälle ja siis väntame edasi. Ma olen ikka liiga märg, täitsa pekkis. See veel puudus. 3 days later. On tunne, et siin ma suren ka. Täiesti jube vist tee, noh. Vastu tuules kruusatee, pikad sirged. Natukene vees, siin on vähemalt Sõrvel ring peal.
Davai! 2000 years later. Tegime Sõrve ringi peale. Jalad on nii läbi. Aga ära tegime. Jess, tegime Sõrve ringi peale. Te ei kujuta ette ka, mis ma pidin läbi elama seal. Pikad sirged, vastutuul, kruusatee, täiesti jubena. Ja see vastutuul, see ei olnud mingi väike tuul, see oli ikka nagu tormituul. Tõmbame veits hinge. Viskasin enne siia pikali. Ja siis sõidame mõni kilomeeter edasi Salme ja seal teeme ühe korraliku peatuse. Puhkame korralikult välja enda ja siis väntame edasi. Davai! Käisin just poes ära, ostsin head ja paremat, puhkame, kogume energiat ja siis liigume edasi telkimisala poole. Et minna meil circa 30 kilti äkki, see pole liiga palju, aga pole ka vähe. Ostsin siis keefirit, Red Bulli, muidugi vett, vesi oli mul otsas juba, 2 kohukest, jäätis ja kohvi õhtuks. Põlv annab natuke tunda, aga ei ole midagi hullu. Ma arvan, natuke pingutasin üle ka. See vastutuul, see oli ikka päris jõhker. Aga kulgeme vaikselt edasi ja loodame, et jõuame lõpuks ikka sihtkohta ka. Oleme nüüd circa jälle 10 kilta maha sõitnud, alates Salmelt, vahet ei ole. Ja oleme jõudnud Lõmala sadama juurde, seal on Lõmala sadam. Et kes otsib kohta, kus üritusi korraldada, pulmi, sünnipäevi, ükskõik mis üritust, siis isiklikult võin soovitada, et Lõmala on hästi ilus koht selle jaoks. Nii et jah, teeme väikse pausi ja siis väntame edasi. Umbes ütleme 15 kilt on jäänud Lümandani, käime seal poes ära, ostame õhtuks vajalikud asjad ära ja siis väntame telkimisala poole. Davai! Täiendasime veits varusid, natukene sööme, joome ja siis sõidame telkimisalale. Me oleme väga lähedal. Ainult mõni kilomeeter veel vastu tuult. Yes! Yes! Ma olen praegu maailma kõige õnnelikum inimene. Täiesti haige ja täiesti üksi olen. Yes! Lõpuks ometi oleme kohal. Täna sõitsime umbes 130 kilomeetrit, enamus vastu tuules. Aga nüüd me jõudsime kohale. Oleme õnnelikud ja terved. Ja mis seal ikka? Hakkame telk üles panema ja teeme endale midagi head süüa. Davai! Kui aus olla, tegema poeks kohe siia magamiskotti ja magaks hommikuni. Aga ei, tuleb süüa ka teha ja naudime õhtut. Täna oleme väga palju üle elanud, et võiks natukene nautida ka. Teeme head süüa ja oleme niisama. Nii, oleme kõik kenasti üles seadnud. Telk on üleval, asjad on sees.
riided kuivavad, ma arvan, et on aeg teha endale üks korralik õhtusöök. Kuigi mul tegelikult söögiisu üldse ei ole. Aga mis me täna teeme, on siis Tactical Foodpacki kuivtoidupakk, seekord siis beef spaghetti bolognese. Ülilihtne valmistada. Ajad lihtsalt vee natukene soojaks, valad siia peale, segad ära, ootad mõni minut ja ongi toit valmis. Mul on siin ka väike gaasipliit, paneme siia ballooni sisse ja hakkame küpsetama. Kindlasti veenduge, et kui te teinekord teete, et teil oleks midagi sihukest all, et pind ei kahjustuks, ütleme nii, et päris puidu peal ei hakka seda tegema. Siin on siis gaasiballoon, paned selle siia sisse, siis võtad ülemise osa, selle pliidi osa, keerad siia otsa ettevaatlikult ja niimoodi, et oleks otse kenasti. Siis mingi hetk peaks käima sihuke hääl. Ja nüüd tehniliselt, kui me nüüd võtame enda veeandma, ma toon nüüd vett ka kohe. Nüüd valan siia vett sisse. Kindlasti, kui te esimest korda kasutate, peske nõud sooja vee ja seebiga ära. Mina seda ei teinud. Võtame tikud. Võtame siit ühe tiku. Keerame gaasi peale. Nüüd kui me tõmbame. Ja nüüd ta põleb. Paneme veeanuma siia peale. Ja nüüd ootame. Võib-olla see ei näe kõige isuäratavam välja, aga see on toitev ja ma usun, et ka maitseb. Kruvib küll. Nii, kõht on nüüd täis. Nüüd on hea olla. Sai täna esimest korda sooja toitu. Lisaks tegi elukaaslane mulle hunnikpirukaid kaasa, mida ma saan hiljem õhtul nosida. Ja nüüd me ootamegi põhimõtteliselt magama mineku aega. Ma arvan, et ma täna lõket ei tee. Teeme seda parem homme, kui me jõuame uude telkimisalale. Seal on veidi privaatsem. Hetkel ma siin telkimisalal üksi ei ole. Et ma panen asjad kokku. Vaatan, et kõik kenasti vihmavarjul oleks. Kui öösel peaks äkki sadama hakkama. Ja liigumegi, ma arvan, puhkama. Homme tuleb tunduvalt lühem päev. Circa 80 kilomeetrit. Täna sõitsime circa 130. Aga selles mõttes ei pruugi tulla lihtsam. Oleneb tuule suunast. Täna Sõrvesääre tipust kuni siis siia telkimisalali. Ma sõitsin, ütleme suuke 90% sõitsin vastu tuules. Et mul pole elus varem nii rasket sõitu olnud, kui see täna oli. Füüsiliselt raske ja vaimselt ka. Üks hetk ma olin valmis endale abi järgi kutsuma, aga mõtlesin viimasel hetkel ümber, kuna ma olen nii kaua seda matka ootanud ja nii palju ettevalmistusi teinud. Isegi ostsin kaamera selle jaoks, et see pooleli jätmine, see oleks käinud räigelt mu ego pihta. Jah, mul on ego. Aga puhkame ennast täna õhtul kenasti välja. Loodame, et telk peab. Täna on küll üpris tuuline, aga mul on ta enam-vähem tuulevarjus. Aga noh, eks see tunda annab, kui telk lendu läheb öösel.